30. august ja 2013 aasta. Ja kätte on jõudnud see tegelikult kardetud ja oodatud viimane võistlus, mis siis sellel aastal on meie viimane õlekõrs, et võtta see 6 sekundit, võista võistlus ja päästa siis või võtta kastan tulest välja, et tegelikult on pinge nagu päris suur. Aga kuna on tehnikasport, siis kunagi ei tea ju, mis võib juhtuda, aga meeskond on täna tegelikult rohkem valmis kui kunagi varem ja auto samamoodi. Aga täna on ju reede õhtu, kas mingisugust testipäeva enam ei ole? Või lihtsalt ära ei taha või? Täna on reede ja testitud on tegelikult ju terve see hooaeg, et aitab nendest testipäevadest. Nüüd on homme siis hommikul on esimene start ja kohe täiega, nii et mitte mingit testimist pole. See muidugi ei tähenda seda, et meil ei oleks seda vaja, aga palju sul neid testipäevi saab olla? Hooaja alguses siis maikuus on ennem esimest võistlust on 1 testipäev, ülejäänud on su enda teha, mine testi kus tahad, eks ju, kodus garaažis või siis kuskil lennuvälja peal. Soome me kahjuks testima pole saanud. Kui välja jätta nüüd siis need ülejäänud testivõistlused, mis me teinud oleme, mida me pole tegelikult ju see aasta ühtegi võistlust saanud korralikult lõpetada. Alati on kas lõpetanud kellegi avarii võistluse, ilmastik või siis meie enda tehniline rike, nii et seekord siis ongi vaja teha üks korralik sõit. Jõudsimegi kohale ja me oleme tegelikult sõitnud seda juba 379 korda, et iga kord me eksime muidugi tee peal ära, sest et kõik on hoos mingite juttude rääkimisega ja Margus ta on omas rutiinis ja paneb tee otsast mööda alati, aga me oleme jõudnud lõpuks Alastarosse ja rõõm on näha, et tegelikult enamus sellest porukast on tegelikult kohale jõudnud ja päris palju eestlasi on juba kohal, nii et ei ole nagu päris ära eksinud keegi. Poisid panevad nüüd selle laagri püsti, et ma olen neile appi, siis ma siin selle jutuvestmisega võib-olla rikun meie rutiini, kes hoiab seda parem-vasakult seda telgivaia, et ma pean minema. Paneme Eesti autodele nüüd õigele poole numbrid, sellepärast et meie meistrikatel on numbrid autol vasakul akna peal, aga siin on torn paremal, nii et me peame kõikidele uued numbrid kleepima, kes siin kohal on. Seda teemegi, nüüd lähme eestlaste bokside juurde kleepima. No nii, reede õhtu käes. Oleme jõudnud ka Alastarosse, pannud oma telklaagri püsti ja päike õnneks särab, ilm on ilus, loodame, et homme on sama ilus. Eestlasi aga voorib juurde, nagu näha, ja mitte vähe siia, et on midagi ägedat nädalavahetusest oodata. Nüüd kuna muud tehnika asi on koos, üle kontrollitud, kõik töötab hästi. Teeme väiksed napsud. Varsti magama, eks vaatame, mis hommik toob. Sai too paberi asjad korda kõike? Dokumentatsioon on korras, litsentsid asjad on olemas, kõik on makstud, kõik on korras. Näed, tehnomees tulebki just vaatama üle asja ja saab selle asja ka korda ära. Usun, et midagi muud ei ole. Eelmine kord läks ilusti läbi, saime puurile 8,5 sekundi sildi peale ja peaks kõik okei olema. Okay. When go through. Okay. And when you open it, it falls down. It comes here. Okay. Nagu alati kõigega ei olda rahul. Peame mõned asjad natuke ringi tegema, aga ei ole midagi katastroofilist. Kõik, mis sobib rallisse, ei sobi drag racingule. Eks vaatab. Loodame, et läheb kõik ilusti praegu ette. Just when we check that. Yeah, okay. Ja jälle on kõik korras. Natukene veel ja saab rajale. Paljonko moottorissa on voimaa? No, Mä katsoin jonkun penkitysvideo. joo, että siellä oli vähän pienellä ahtopainella, mutta 2200 jotain lisää. Joo. Niin sä oot 2 luokassa nyt vai?
Joo. Eesti OL. Eesti OL on semmoinen, jos on aika ja pystyn jälkeen. Niin joo, kerkeä. Niin onkin. Meil ei ole nagu tegelikult olnud kunagi suuri probleeme. Vaatas, mis sa vaatad, sa oled tegelikult 2 aastat seda autot vaadanud. Kõik on ju ikka samamoodi. See hobujõud, mis sinna nagu juurde tekib või uued rehvid, et see need tegelikult ei koti ju. Ja väga mõistvalt on alati suhtutud. Kuigi mõned räägivad legendi, et iga kord on mingi kamm ja kõik saavad, eks ju niimoodi piltlikud öeldes, aga mul ei ole seda jama olnud. Ilmselt see on nii nagu sina külakoerale või külakoerale ja nii koer külale, et ilmselt see vanasõna kehtib. Ja samas tegelikult selle loo nagu kokkuvõtteks võibki öelda, et see auto tuleb õigesti ehitada. Kui sa oled auto õigesti ehitanud siis, ja sulle ei ole tehtud midagi reeglivälist, siis ilmselt ongi kõik okei. Tead, mis see on või? See on ju kuradi täpselt nagu suured joogitopsid, et kui sa teed õhtul endale kokteili suurema asendile, täpselt sellest piisab, et jahutada kogu see möll maha. Meil on ju õlled ja ei mahu külmkappi, need on soojas või need viinad ja värgid, aga tegelikult on see, homme näed hommikul, see on interkuuleri jahutamises tegelikult. Me paneme need kõik kuubikud sisse, igaüks annab 100 hobujõudu. Mõtle, kui palju neid siin on. Täna tegime lihtsalt sööki. Väike kana, väike grillvorst ja lambasooles liha. See on mõnna. Näed, poisid ei taha siin süüa. Et kasteks pakume siia väikest mis meil on siin? Salsat, ketšup, barbecue kastet, kurki, tõrki tuleb siia, tomatit ja rüüpame peale muidugi alkoholi, mis on tervislik ja parandab südametööd. Kuna 2 eri võistlust on, Eesti võistlus ja siis see Soome võistlus, siis ja ma sõidan nagu Eesti OL-is, Outlaws klassis ja siis Soome SPS-is on ju, siis ma tükk aega vaidlesin seal, kas ma saaksin nagu ilma maksmata selles OL-is osaledes, no see on eritan paske jutu, jos tulee vain 1 lähtö. Võistlus on sama, võistlusplats on sama, ma kasutan sama elektrit, kasutan sama teenust, aga ei, ikkagi jõuti järeldusele, et ma pean ikka maksma. Aga pole hullu. Seda magusam on homme see kiire aeg. No palju meil on see aasta? Ühesõnaga tegelikult ju Väins pole käinudki filmimas neid konkreetselt klepsupanekuid, aga näed nüüd. Vähemalt ühe saane. Jaa, ma loodan, et see on kõige tähtsam ka kokkuvõttes. Et me oleme nagu istume jõululauas ja siis mõtleme, et see oli kõige tähtsam kleps. Homse 6 terviseks või? Kõik muud rekordid. Kõige tähtsam, et peaks vastu. Vaata, külalised tulid. Stardi järjekorda tahate näha homset? Võtke telefonid, tehke pilti, ma sain sealt ühe tuuri panna. Mul ei ole telefoni tee pilti. Seal on natukene on vahet, aga ma arvan, et sa ei jõua ära jahtada selle aega. Sa pead ikka SPS-i esimese paugu tegema ja siis järgmine ring tuleb OL-i sõidu. SPS on tähtsam, ma olen selle sõidu esimest. Saaks oma 1000 punkti kätte. Tehke pilt ära, siis see on teil olemas. See läheb homme nagu nii üles ka. Veedleri kava nägid. Seal on tegelikult ju kõikide klasside järjestus kirjas ja meie rõõmuks ja õnneks on Eesti OL ja siis Soome SPS on nagu päris pika vahega ja seal vahepeal sõidab hästi palju, ma ütlen 5-6 klassi oli veel seal tegelikult ja igas klassis on ju keskmiselt 15 sõitjad, kes on potentsiaalsed õlitajad, kes venitavad veel omakorda aega, nii et me jõuame teha ühe OL-i sõidu Eesti, tulla siia, jahutada hästi kiiresti ja uuesti SPS starti minna, nii et ma ei näe probleemi, miks mõlemad klassid võib ära võita tegelikult. Ühesõnaga, sa sõidad mõlemad klassi, ma seda või? Jah, ma sõidan mõlemad klassi, jah. Ma sõidan mitte mõlemad klassi, ma sõidan 2 eri võistlust. Soome OL-i me kaasa ei sõida. See ei ole võimalik. Ja nii reeglites on kirjas, et nii ei tohi, et sa sõidad ühel võistlusel 2 eri klassi, aga kuna siin teoreetiliselt on 2 eri võistlust, siis ja Eestis SPS-klassi ei ole, nii kiiresti Eestis ei sõideta, siis ma sõidan Eesti OL-i ja Soome SPS-i. Laupäeva hommik käes. Kõik
kaskeldavad jälle. Ja pesin silmad puhtaks, et näha, mis siin siis toimuma hakkab, aga kell 9 tuleb ilmselt käivitusluba ja siis kell 10 hakkavad juba täitsa stardid, nii et praegu Tõnis paneb veel viilipaaride kõrgused maast, et paneb õigeks, et me nina nii palju õhku ei tõuseks stardis. Lastakse rehvirõhud paika, õli on soojas. Pannakse interkuulerisse jääd sisse, kuigi sellise ilmaga võiks sinna panna sooja vett, et kuidagi väga jahe on. Ja üks mees teeb omletti, nii et vaatame, äkki saab süüa ka ennem. Järjekord, ma eile käisin läbi selle seltskonna ka selle paberiga, eks ole. Ja teil on üldiselt teada või loen ette selle kuradi pika joru või? Seina peal on jah siin samas, kus see torn on, sinna tekivad tulemused ka peale iga ringi. Et seal võite vaatamas käia, et ma ei hakka seda ette lugema. Just a reminder for you guys that if anything happens with the car and you don't know what it is, stop the car. And if you have an oil leak, pull over to the side of the fence and then stop the car. It's easier to clean under the car only or than the whole length of the track. So remember that stop the car if anything happens and pull over. It's also easier to clean on the side of the track. Don't go anywhere on the right side at the track, because if you go in there, we have to fetch you anyways away from there. You can't get away from there. So don't go on the right side. Stop the car again if anything happens. Exit is on the left side. Nii, laupäeva hommik, võistlejate koosolek ära. Loeti sõnad peale, et lollusi ei teeks, õlitada väga ei tohi rada. Puist natukene ja jätta seisma, mitte pikalt läbi lasta rada õli täis. Vaatame mootori asjad üle. Laseme soojaks, peale 10 peaks saama starti minna. Kaua enam pole jäänud näha, kas suudame selle 8 ära murda esimeses ringis või mitte veel. Aga 9-0 lähme kindlasti esimese ringiga püüdma. Loodame, et läheb kõik ilusti. Sees ei taha olla. Metanol see õhtuks on kõigil silma nägemine läinud. Hääl on hea ja jahe ilm on praegu näiteks. Panin käima, vaata, kui õues on ju mingi 10-12 kraadi. Ja kohe oli aru saada, paarutad, no ei saa 35 kraadi mootorit, see metanoli pill ju ei lähe ju soojaks ja sisselaske kolle läks täitsa pealt ärma. Tegelikult õues on liiga jahe, aga turboautodele meeldib siuke jahedus. Ainuke asi, mis üles soojenes, oli käigukast ja see käigukast ja tagasild pidi ka soojenema, et see on nagu hästi oluline. Aga üks mure on veel, et kui me siin jälle tund aega seisame, siis sellise temperatuuriga jahtub kõik jälle maha. Aga pole hullu. Arvan, et esimene start saab põneva olema. Teeb endale ka nalja veel. Sul on terve hooaeg, vaata, mingi mootor on ühe korra katki läinud ja siis on sul mingid kuradi ikaldused olnud, siis eks see enesekindlus ikka läheb väiksemaks natuke. Aga vahepeal peabki natukene maa peale tagasi tooma. Muidu lendad kogu aeg kuskil kõrgele. Aga muidu on lahe. Poisid siblivad neist. No jälle sama jama oli, nii et lihtsalt ei käivitu. Saime läbi ime käima ja lahendused on teada. Mis on kinni? Mis see lahendus on siis? Nuhka peab kuradi pool tundi kuulaga sõita. Saame rahulikult siin juttu ajada pool tundi. Kas ära võib minna line-upisse? Ja miks see? Mis ära? Mul on vaja laadida sikli pool tundi praegu. Pool tundi heli koristamist. Kärekas on või?
kuule, kas automeestel ei ole seda laadijat? Midagi läks laiali ju. Midagi läks kellegi laiali, jah. Järgneb pool tundi ootamist helikoristus. Kõigile meeldivad koosviibimist line-up peales. Täna oli hea jahe öeldud. Ei ole vigu, jah. Olete sellega harjunud? Aku on tühi. Aga niisama lihtne ongi? Jah. Ei viitsinud laadida. Nüüd on hambad. Mul hakkab just õige tunne peale tulema. Mul oli ka jumala õige tunne, esimese starteri vajutasin. Kõik crashis ja hangus. Ja sinna tunne. Davai, hüppe selgele, me oleme laadima tiinad. Kaua võib ära olla? Peaased tagasi võib startida ajaks. Me paneme ketsi siis, kui start. Nüüd lähed laadima? Tule siis tagasi. Nüüd tuleb minna laadima. Ruttu, aku täis laadida.